Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 21 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega. Kas on Euroopa Parlamendis ka mõni liige, kellele ei meeldi tuulegeneraatorid? Mis siis sellele Euroopa Parlamendi saadikule tuulegeneraatorite juures ei meeldi? Kas veeldatud gaas LNG on kivisöest puhtam? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja jõudu kõigile. Küsimused on väga olulised meil siin teema juures ja alustuseks proovime nii, nagu ikka alustame juttu, et inimestel on alateadvus, kõigepealt siis teadvus ja üliteadvus. Katsume kuidagi sellest alateadvus, sellest puntrast algmaterjalist välja tunna, lasteaia teemal need rohepöörded ja punapöörded ja need on kõik väljamõeldised süsteemide sees. Ja siin on üks küsimus on ka vahepeal tulnud ühelt inimeselt, kas oli ühe saate juures, et hea saade, et ta oli liiga lühikene, aga küsimus oli, et kuhu saata teemakohalisi küsimusi, siis vastan ära sinna samasse kommentaatori oma alla, panen need lakoonilised küsimused kirja ja on asi paigas. Me vaatame neid vahepeal, viskan pilgu peale, kas on midagi tulnud. Et ei ole vaja Google eraldi mingit aadressi panna, kommenteerib ära, et kuhu saata, siis mis on see ja miks on see ja katsume Platoni moodi vastata lakooniliselt, miks ja kellele see on kasulik. Ja asi on paigas. Ja mispärast ma seda ütlen ka veel ära, et siin eile oli see suur meie riigi erikomisjon selle ütleme sagedusreservide kohta, sellest sain nii palju aru, et mitte millegist aru ei saanud, keerutamine käis, ligi 4 tundi ma vaatasin ära, et mis seal oli, ainuke, mis hakkas silma, et need veepudelid tühjenesid ja siis tekkis mul turi, et seal oli vist mõnuaine sees, et nad suutsid seal 4 tundi olla. Aga videosalvestus oli ainult 2 tundi millegiga ja küsimused, mis seal oli, vaadake need järgi, need ei ole tänase teema omad. Aga võimegi selle teema üles võtta eraldi. Aga nüüd lähme siis oma teema materjali juurde, siis see juhatus oli, mis siis esimene küsimus seal oli ju parlamendis ka mõni liige või nii. Ja õnnete, on küll parlamendis liikmeid. Need parlamendiliige Hauser ja tema ütleb pealkirjaga kohe ilusti ära, meie tippudele kuuluvad ristid, mitte tuulikud. Saite aru, mida ta nimetab tippudeks või ei nimeta ja näete selle härrasmehe pilku, kui te vaatate, tal on targa inimese pilk, ta ei ole ära, sest inimese vaade, tark inimene, kui vaatab teisele otsa, ta saab aru, kas kõlbab selle inimesega rääkida, kas ta ei ole üleolev pilk või on alavääristav pilk, need silmadel ja sellisel kogemusel on pilti, nii et näete, on olemas. Ja lähme siis, mis ta ütleb siis. See on oluline ja mõelge, kas meie need 5 või 6 või palju neid Euroopa liikmeid üldse sellel teemal käsitlevad, räägivad, ei tea mida seal, aga vaatame. Näete, Vabaduse partei parlamendi liige Gerald Hauser teeb selgeks, Ida-Tirooli mägesid tuleb kaitsta keskkonnale kahjulike tuuleturbiinide eest.
Hauser oma võimaluste piires Euroopa Parlamendi liikmena astub valjult välja oma kodumaa ja selle rahva murede eest. See on uus viis poliitika tegemiseks. Vaadake uued ja vanad viisid, ja sõna on siin, kui sa lähed rahva eest välja, toome siin näitega lihtsalt plaan B, tuleb rahva eest sigade revolutsiooniga välja, et see on siis uus viis poliitika tegemiseks, kui rahvas ellu jääb või näedake siin sakslane ütleb sama kohta selle ja näete ütleb kaitskem koos loodust, tuuleenergia ei ole päris roheline energia, see ohustab loomi, inimesi, keskkonda, selgitab Gerald Hauser oma Instagrami vahendusel. Nii et saate kõik vaadata ära, meil on siin faktid. Näiteks räägitakse, et Eestis on ka mingi faktikontroll. Ma selle kohta sellest aru ei saa. Fakt on fakt. Seda ei saa üldse kontrollida. Ta on lihtsalt olemas. Võtame lihtsa näite. Näiteks uks on teil toal ees. Ütled, see on uks. Siis see faktikontroll läheb kontrollima, kas see on ikka uks. Vaatab ühelt poolt, vaatab teise poolt. Aga siis teine ütleb, pane see uks kinni. Mida siis kinni paned? No, see on niisugune lolluse mõttena. Ja näete, mida ütleb siis Gerald Hauser edasi. Tavalis ajales Oti-Aar Laarel Votten, neid ei huvita meie piirkond üldse. Näete, nad tahavad teenida kasumit keskkonna ja inimeste arvelt. Vabaduspartei parlamendi liige Gerald Hauser soovib kaitsta oma kodupiirkonda kahjulike ja ebaefektiivsete tuuleturbiinide tehtavatel ideoloogiliste eksperimentide eest. Ja näete, tõestab ka natukene ära. Hauser selgitas tuulikute hõõrgamise probleemi. Kuni 360 kilomeetrit tunnis ulatuvate suurte kiiruste tõttu kuluvad need aastate jooksul pidevalt. No laagrid lähevad läbi. Selle tulemusena lenduvad loodusesse süsinikkiude, pisenpool ja nii edasi, nii edasi. Nii et need on keemilised terminid. Avalikkuse eest varjatakse järjekindlalt tõsiasja, et tuuleturbiine toodetakse kaugetes riikides. Neid transporditakse hiiglaslikel laevadel üle maailma. Selleks põletatakse tohutul hulgaks kütteõli. No laev ei tule ju niisama. Meil ei ole praegu purjekaid ju. Purjekaga oleks väga hea, see kütte või see kraam jõuaks kohale võib aasta pärast, kui tuult on või tuult ei ole, aga näete, laevadele veel ei ole pandud akusüsteemi peale, et ta peaks kohale tulema tormiga või niimoodi. Tal on ikka diiselküte ja muidu inimesed kuuluksid ära. Ja siin oli ka aatomi jäälohku ja Lenin, seal oli tuumareaktor, inimesed olid peal või jäässegi kinni ja nii edasi, nii edasi. Aga näete, me katsume siin kuidagi neid tuulikuid teha. Näete, neid transportitakse hiiglaslikel laevadel üle maailma, põletades tohutul hulgal kütteõli selleks, et see kunagi kasumlikuks muutuks, näete, et kasu saaks. Sekkub Euroopa Liit oma maksumaksja rahaga. Meie oleme ka Euroopa Liidus maksumaksja. Ma tahaks ka, et sinna lülituks ka Hiina, kes seda toetab. Aga Hiina maksumaksja ei aita meid, ainult annab netti ja veame neid. Ja substeerib seda usinalt. Euroopa Liit aitab maksumaksja rahaga tuuleenergia paketti. No see on üldine pakett, millele toetuvad ka meie majandus ja Riigikogu erikomisjonid, et sellest ei tohi mööda minna, aga kas peab kiirustama ja tegema oma ettepanekud? Nii palju kui ma tean, et Euroopa Liidus on kõik vabariikidel seaduse järgi sõnaõigus, nad on vabariigid. Nii nagu tegeleb praegu Ungari ja Slovakkia. Nad räägivad küll vastu, aga nad millegipärast hoiavad oma rahvast rohkem. Ja kui kõik hakkaksid niimoodi oma rahva eest palema, miks ei või siis sellises liidus olla? See on sõbralik ühendus, tuled sinna, paned pidu, aga praegu pannakse ainult pidu ja ühed maksavad ja teised ei maksa. Nii,
aitab maksumaksja rahaga paketi ja Euroopa ühendamise rahastu programmi kaudu. Ka Saksamaa toetab raskete kaupade vedu siseveeteedel kuni 50% tagastamatu toetust. Näed, kui sa ikka tood kohale ära, mina teeks ettepaneku siin praegu veel paremini selline mõelgi, see oleks ju jõle hea rahavärk on, kui me hakkaksime elektrit ämbriga tooma ja kirjutame ämbrile peale, see on elekter ja siis toome nende suurte tankeritega, et tankeri või need ruumid ja need paagid on kõik elektrit täis. Mõtelge ja maksame siis tagastamatut toetusi sinna peale. Kuidas te selle peale vaadata? See on ju selline hea värk, siis teed kaane lahti, siin ei olegi midagi, siis müüdi edasi. Ja jõuamegi ühe laste muinasjutu juurde, et kuningal ei olegi riideid või mäletad, aga võib-olla enam te ei mäleta. Lähme siis edasi, see oli minu vahepõige, et te mõtleksite kaasa, et ma palju siin lobisen. Nii, ja näete, Euroopa Liidu rohelisel kokkuleppel ja sellel põhineval energiapöördel pole keskkonnakaitsega mingit pistmist. Samal ajal, kui vähesed inimesed teenivad suurt raha, surevad 10 000 linnud, nahkhiired, isegi miljardid putukad. Häbiväärne, ütleb Hauser. Ametlikud võimud püüavad seda varjata, tekitatud kahju ulatuse kohta on vaevalt usaldusväärseid andmeid või uuringuid. Saksamaal hävitavad tuuleturbiinid Saksa lennunduskeskuse mudelarvutuste kohaselt iga päev 5–6 miljardit putukat ehk 1200 tonni aastas. Vaadake, meile saame ka vastu minna oma selle seakatkuga, et neid tonnid autodega viiakse, et me saame seda ka kasutada ära tonnidega ja need on. Hauser kutsus üles ka realismile ehk loodusseaduseid jälgima Hispaania ja Portugali elektrikatkestuse puhul, et kui loodate päikesepaneelidele ja tuulele, kustuvad tuled sageli ära. Igaüks, kes usub, et päikese ja tuule abil saab stabiilset elektrivõrk käitada, ignoreerib loodusseadusi ja mängib tervete riikide elektrivarustuskindlusega. Vaadake, ta ütleb siin, mitte ühe riigi enda, Saksamaa või Austria omaga, vaid kõigi riikidega. Nii et meie siin võime mängida siin kõvat sagedushoidmist omadega siin, aga näete, siin on kõigi riigi varustuskindlused. Elektrikatkestust Lõuna-Euroopas tuleks vaadelda hoiatusena, et toimuv energiapööre võib olla mitte kulukas, vaid ka ohtlik. Näete? Me ei ole veel sellest ohtlikus olukorras saanud, aga võin teile selgelt öelda, pakun variandi välja, ma ei usu, aga ma teen arvutusi ja jälgin neid ajadiagramme. Aeg on konstantne, meil tuleb ka talv samal ajal, nagu eelmine aasta tuli. Muidugi väiksed vahed on, aga lund on ikkagi tulnud. Vahel tuleb ikka lund niimoodi, et on tänavad täis, on ta novembrikuus, detsembris. See kuu vahetus ei ole oluline, aga selleks on vaja ikka seda elektrit ja sooja, et inimesed saaks ellu jääda, toitu teha ja kauplused saaks oma külmkapid, et toit ei raisku üleks ja nii edasi. Et üldiga lühikese kasu nimel riskimine oleks kuritegu tulevastele põlvkondadele. Ta ütleb ilusti siin oleks, aga mina paneks siia, et on kuritegu. Sest mina ei saa nendest oleks, tuleks, teeks, nendest sõnadest aru. Need on ju tingivad kõneviisis ja ma olen nagu ütlenud, et minu erakond on eesti keel, siis kas teeme täna pidu või ei tee. 2 varianti on, kas on täna sünnipäevapidu või ei ole. Aga hakata rääkima, teeks midagi sünnipäeval või, no ma ei saa aru sellest. See on minu tehnokraadi selline imelik asi. Aga poliitikud oskavad seda teha, et nemad teeksid ja pärast tuleb välja, et sellised kasumid on kusagil haigekassa, mida ei ole, on tervisekassa üritustel tehtud. Nad ka teevad, aga nemad
kasutatud sõna teeksime. Ja vot see on minu selline imelik arusaamine. Ja näete, tõde on see, et see on ideoloogiline eksperiment, mida keegi ei vaja. Ärge ohverdage loodust ja energiajulgeolekut ideoloogia nimel. Ärge uskuge, sest mina tean, et looja on olemas, aga kirikusse, mida seal pakutakse, et usu seda poolt või teist poolt, kirikud on kõik erinevad, on ta Muhamedi, on ta katolik, on see, seal sunnitakse uskuma, aga see ei toimi nii ära, aga kui oled loogikaga võtnud, et on olemas nii algus, lõpp, surm ja algus, läheme, siis saame paremini aru. Nii et lähme järgmise juurde, näete, ta seletab ilusti siin, seletas ära, et inimesed pidage natukene hoogu ja jõuame siis teise küsimuse juurde siin, mis siin oli, näed, LNG või see kolmas küsimus, kas veeldatud gaas LNG on kivisööst puhtam, näete. Siin on siis pealkiri olemas. LNG kivisöö asemel mitte ainult absurdselt kallis, vaid ka kliimale kahjulikum. Vaadake, siin hakatakse nüüd tõestama, et on kahjulikum hoopis LNG-st. Kokku surutud, külmetatud ja nii edasi veeldatud gaasist. Ja näete, võtame selle lahti, et inimesed on ütlenud, et need küsimused ära ja kui te loete see läbi ja kuulate, siis näete, miks ta siis on kahjulikum. Samal ajal, kui Saksa maksumaksjatelt nõutakse elektrikütte eest tasumist, valatakse miljardid gaasistrateegias, mis ei loo ei iseseisvust ega ole ka majanduslikult mõttekas. Vaadake, sakslane enne pole iseseisev suur riik, aga kui tal ei ole iseseisvust enam selle majandusliku mõttetkusega, siis ta on meiega ju paralleeltasemel, sest talle on kogus rahvaga suurem, me oleme pisikesed, aga meil on võimalik sellest natukene paremini aru saada. Nii. Ja näete, mis siis ütleb edasi. Lõppude mõttekas ja mis veelgi hullem, ei sobi isegi kliimanarratiiviga. Lõppude lõpuks pole veeldatud maagaasi heitkoguste poolest kivisööst puhta. Pärast poliitiliselt motiveeritud lahkuminekut Venemaast on Saksa poliitikud sattunud sümboolsesse poliitikasse. Vaadake, kui hea nimi. Poliitika, nagu mul meenub, on inimeste juhtumine, poliitrukid, need juhivad, aga võt siin on veel hea sõna, sümboolne poliitika. Sest kas sa juhid, see tähendab peaaegu nagu lollitamine on puhtalt sees, see inimeste juhtimine sümboolselt, juhime neid, mitte päriselt. Odavate ja kergesti kättesaadavate energiaallikate asemel loodavad nad USA veeldatud maagaasile, LNG-le gaasile, mida kaevandatakse maapõuest kemikaalide abil, hüdrofrakkimise teel, hüdro on veega segamine. Seejärel veeldatakse kõrge energiakuluga, tehakse tast vett, segatakse ära ja transporditakse spetsiaalse laevadega üle Atlandi ookeani, et ta ei oleks plahvatusohtlik, on ta vesi. Aga siis tuleb ju tagurpidi jälle tagasi teha. See, mida inimestele püüaks, on tegelikult ebaefektiivne ja riskantne äri, mis tekitab tohutuid kulusid ja uusi sõltuvusi. Rääkimata sellest, et kliimaapokalüptikute terminoloogia kohaselt ei tundu see isegi üldiselt puhtam kui palju põlatud kivisüsi. Ja lähme edasi rahulikult sellega. Terve mõistus, näete, tõstab paratamatult küsimuse, kuidas saab gaas, mille veeldamine temperatuuril, näete, -161 kraadi Celsiuse järgi, peame ta jahutama maha, et saada. Ja siis rõhu all tuhandete kilomeetri kaugusele transportime. Siis on ta ju külm ja rõhu all ta kannatab vedada.
ja seejärel tagasi gaasiks muutmine nõuab tohutut energia. Saab olla jätkusuutlik? Küsib see. Ei saa. Energia tarbimine on tohutu nii veeldamise kui ka LNG terminalide käitamise puhul. Kui kogu protsessi ausalt välja arvutada, ei jää kliimasõbralikust kuvandist midagi alles. Vaadake jälle hea lause, sest tavaliselt inimene ja loomad on kogu aeg kliimasõbralikud olnud varem, sest ta kuigi läheb metsa, on seal välja heidet teeb ja niimoodi lihtsalt ära ilma plast ja nende materjalidega, kui korjati ära, tehti lõkke, et mitte midagi korjati enda jaoks ära, see oli kliimasõbralikkus, aga käsukorras kliimasõbralik olla on väga raske. Ja näete, nüüd siin ütleb siis, et miks siis see kliimasõbralikkus on. Sest Cornelli ülikooli USA eraülikool on see, see on nüüd, keda võiks või mida võiks arvestada, eraülikoolid riiklik, see on koheselt, absoluutselt kohe rohepöördeline, aga näete, siin on nüüd teadlane eraülikoolist Robert Howardi hiljutise uuringu kohaselt ja siia üürimistöö seal juures tehnokraatidel ja majandusmeestel loodan, et tasub läbi lugeda. Toodab kogu protsessist alates kaevandamist kuni transpordi ja põletamiseni rohkem kliimaaktivistide poolt halvastatud kasvuhoonegaase, eriti metaani, kui alati demonstreeritud kivisüsi. See lükkab ümber müüdi veeldatud maagaasist kui puhtusest või taskukohasest energia üleminekus. Kuigi teised uuringud väidavad, et veeldatud maagaas on kliimale vähem kahjulik kui kivisüsi, näib Howardi arvutustest olevat arvesse võetud oluliselt rohkem tegureid kui teistel teadlastel. Vaadake, kui on paar tegurit summa või tegurite liitmisel, lahutamisel ei võeta kõiki arvesse, siis on numbrid kohe väiksemad ja nii edasi. Nii et ja küsimus ongi, kas Saksamaa ei peaks jätkuvalt lootma odavamale söökütel elektri tootmisele. Näete nüüd ise, mis siin siis olukorraga tekkis. Küsimus on rahulik selles suhtes ja vaatame siis kokkuvõtteks, mida me tahame siis enda juures leida, kui meil on suurriikide näidis klounaad ees, näidis selline välja mõeldud tehnokraatia, mis vajab faktikontrolle, igasugused lamemaalase teooriad, lamedad ja taldrikud ja mis siin kõik tulevad sisse sama seakatkuga. Võtame ühest kohast need andmed, aga peaks ka võtma sõltumatu maailmas ja on ÜRO olemas, ÜRO kaudu uurima välja sõltumad laborid, sealt kaudu saaks ka vastus, sest nemad on ju rahu pooldamisega tehtud. Ja oleks lihtsam. Minu poolt nüüd kõik selle 3 küsimuse kohta. Aitäh sulle, Andres. Selles suhtes, et mul tulevad kohe need ajad meelde, kui seda kliimakommunismi hakati meil vilelema ja peale suruma. Aga siis tulid artiklid mujalt maailmast ja mis tõestasid kogu aeg vastupidist, et see ei ole jätkusuutlik, see ei ole nii puhas energia. Ja siis kõige pullim oli see, et koheselt, kui neid postitusid näiteks Facebooki tegid, lendasid peale sulle Delfi faktikontrollid, kes hakkasid seda kõik ümber lükkama. Sisuliselt Delfi faktikontrollidele oli nii piiramatu võim kätte antud, et nad sisuliselt värvisid ja värvivad tegelikult siiani musta valgeks. Ja see on täiesti kohutav. Ja nüüd hakkavad alles Eesti peavoolu ajalehtedest hakkavad tulema õiged pealkirjad, millest me oleme kogu aeg tagunud, et see ei ole normaalne, et see on täielik kliimakommunism ja varade ümberjagamine, aga näiteks Peeter Koppel Postimehes tegi selle artikli, et rohepööre kukkuski läbi. Aga nüüd vaesed või ma ei tea,
need Delfi faktikontrollerid, et mida te nüüd ütlete? Te olete kogu aeg raiunud ise valet ja toppinud teistele tõde suhu. Aga mida te nüüd teete? Nüüd oleme hoopis ju meie võitjad ja teie Delfi faktikontrollerid võite vett endale peale tõmmata. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kas tuumaelektrijaamade jahutusvesi soojendab looduskatastroofiliselt jõe või järve vett? Palun, Andres. Nii, jätkame siis selle küsimusega. Siin on ju paljud vastased on tulnud, siin oli ka hiljuti ka uudis, et meduusid seal ei lase nagu jahutusvett saada seal Prantsusmaal ja nii edasi, nii edasi. Nii et energeetikasüsteemidel on vastased ja vastased ongi sellepärast kõigil nagu välja toodud, et igaüks müüb oma kaupa ja mis kaup on ühesõnast selline pool, mis on segaduses olemas. No ja mida siis selle kohta siis ütled? Ongi sama lugu, et nüüd hakkame vaatama neid slaide ja pilte, mille pärast ja kuidas see käib. See on paljudel inimestel jälle kindlasti kohe küsimus, kuidas ta soojendab, lastakse vesi jälle järve või jõkke tagasi. Aga ma võin siinsamas tunna, ma olen seal ammust aega Narva ja Auvere ja nende elektrijaamade juures, siis kui veel rongid käisid seal läbi Auvere jaama, Narva Auvere jaam oli eraldi lõik kohe, siis me käisime seal lapsena või mis lapsena noorukina kala püüdmas, forellid kasvasid seal. Ja vot seal oli ka, tuleb ju neid ka soojuselektrijaame jahutada, aga ei lastud ju kohe mingil juhul sinna Narva veehoidlasse tagasi, vaid eraldi ring oli ja siis seal olid päris suured head rammusad lõhed, nendele meeldis see soem vesi, see oli siis olemas, aga siis kui vajadus oli, siis võeti jahutusvett nagu juurde ja ise olukord siis toimis. Aga noh, lähme siis slaidide juurde. Nii, ja nüüd vaadake, meil ongi siin siis selline pealkiri ka, nagu peavool kirjutab, peavooludes informatsioon. Saate aru, see on jälle faktikontroll, peavoolu faktikontroll, nagu siin Marjugi rääkis mõni hetk tagasi. Ja näete, mis siis ta kirjutab. Suviste temperatuuride käes tuumaenergiat ei tohi toota juba nagu küsib. Vot siin hakkabki pihta selline trall, et me müüks ikka neid tuulikuid ja akupatareisid, juhuelektrit rohkem on või ei ole. No vahelduseks võib öelda juhuelektri kohta omal ajal sai nagu koolis käia, siis oligi selline naljakas juhtumine, vahelduv vool, mis asi see on? See on lihtsalt, vool on vahel ja vahel ei ole voolu. Aga me oleme nüüd jõudnud just sellesse olukorda, kus varsti ikka niimoodi on ja varsti ei ole. Ja näete, Stermi selle sama tuumajaamade kohta, näete, Sterni toimetaja kirjutab arvamusloos, et üleskutsed Saksamaal tuumaenergia juurde naasta on jama. Näete, see on desinformatsioon. Ta väidab, et tuumaenergia on pikka aega olnud osa meie kliimaprobleemist. Vaadake, et tuumajaamu ei olnud palju. Euroopas oli ju ainult, praegu hiljuti pandi kõik need Saksamaa omad, 33 kinni. Ja Prantsusmaal teistel on üksikud ainult. Venemaal ei ole ka palju ja nii edasi, nii edasi. Need oli 50-47 oli siin mõni aasta tagasi üldse üle maailma. Nii. Ja need ütleb, et neid on vaja nüüd piirata, kuna neid ei olnud enne. Ei toodeta ja julgiti. Tuumaenergia peaks olema siis ilmast sama sõltuv kui tuul ja päike. Ja kas see on tõsi? Näete, toimetaja kirjutab,
mis haridus sellel toimetajal on ja kes teda rahastas, kes talle kirjutas ja näete nüüd vastab teine inimene, Vanessa Redneri kommentaar sellele. Draama. Kuna jõevesi on liiga soe, tuleb Prantsusmaa esimesi tuumaelektrijaamade tööd piirata esimestena. Sterni toimetaja jaoks näitab see selgelt, tuumaenergial pole tulevik. No, tal on muidugi õigus seda arvamust avaldada ja Saksamaal on ta heas nimekirjas. Vaadake, meil on ka heas nimekirjas, kui vaadake mõned poliitikud, kes teevad lapsi pildistavad ja kes seal kraanikausside juures midagi teevad või teevad selliseid ära. Meil on eksperte nii palju ja nii edasi, nii edasi. Tema on ka siin kindlasti eksperdina kirjas. Ainult maha surutud teave, mida siin kontekstita tuumaenergia vastaste meeleolude õhutamiseks kasutatakse, tundub olema küsitav. Kindel moto. Kliimapolüksis sööb tuumaenergia. Näete, kliimausk paneb siis tuumaenergia pintslisse või kuidas see on. Prantsusmaa, nüüd vaatame, Prantsusmaa kroonilisest hooldusest sõltuvad tuumareaktorid on niikuinii pideva kriitika all. Tegelik probleem on ja jääb reaktori seisukorraks, kuidas neid hooldatakse. Mis on hooldustööde ja vajalike remonditööde tõttu täpse regulaarsusega seisavad. No, ennem oli saksa täpsus, oli kõigile nagu meeles, et me teeme, sakslane on täpne inimene, aga näete, prantslane on nüüd täpsuse endale üle võtnud ja ei ole midagi teha. Kuid isegi kui seda ignoreerida, ei ole artikli järeldus Saksamaa kohta kohaldatav. Näete, see ütleb, et nüüd ei ole kohaldatav, ehk ei ole õige. Nii et vaatame edasi. Ja näete, nüüd võtame siis selle ligi, mis siin on, kuumuse vaikus, müra tuli, kuumuse vaikus tuumaenergias. See väide ütleb sõna-sõnalt, et jõe või järve vesi oleks reaktorite jahutamise liiga soe. See on juba valesti esitatud, asja tuumale ei pöörata tähelepanu. Keegi midagi keeviemalt uurima. Tagasivoolav vesi ei ole taimestiku loomastiku jaoks liiga kuum. Seega ei ole küsimus selles, et soe jõevesi põhjustab reaktori üle kuumenemist. Kuigi mõned peavoolu rohelised ajakirjanikud tahaksid sellele kindlasti vihjata. Probleem on, näete, seda saate vaadata. Selleks, et kui jõevett jahutamiseks kasutatakse, neelab vesi lisasoojust. Veekogude kaitsmiseks on kehtestatud seaduses sätestatud piirangud, mis määravad, kui soe tagasivoolu vesi võib olla. Näete, siin ei saa, nad ei lase ära, nendel on oma ringvool peal, võite nui neljaks kakelda nendega või mitte kakelda, aga nemad on töötanud seaduste alusel alates sellest ajast, kui see tuumajaam valmis sai. Nende normide järgi ja nad ei uuenda. Ja normide kohta võin teile ka natukene ära. Näete, keegi puurib veel juures, katsun ära olla siin, et nad midagi siin ehitavad ühesõnaga, aga selle kohta saab niimoodi öelda, et kui oli Koelroo-plaan, siis Ameerika hakkas neid elektrijaamu ehitama Nõukogude Venemaale. Ja tõi oma dokumentatsiooni Venemaale. Need olid ingliskeelsed. Ja siis Vene ülikoolides õppejõud, kes valdasid ingliskeelt, tõlkisid need Vene või need General Electricu Ameerika standardid vene keelde. Ja nende nimi on KOST-normi. KOST
kost tähendab riiklik, kasutastven. Ja kui nüüd me suure hooga lahkusime Vene süsteemist, siis tuleb sisse euronormid. Ja võtame lihtsalt ühed väiksed näited euronormidega juures, näiteks kõrgepinge muufile on katsetus pinge 3 korda, aga General Electricu ja Vene omadega on vähemalt 6 korda, nii et mõelge, kumb on tugevamad kaablid, kummal ei ole. Ja nemad töötavad Ameerika süsteemi järgi. Ja kui nüüd vaatate poliitikat, kuidas need 2 suurt meest omavahel kokku leppivad, omavahel otseselt, sest neil on normid ja standardid ja ehitussüsteem sarnane. Ja täna Eesti uudistes ka nagu Päikse lühidalt ütles, et XX või see kütusefirma peab nüüd Rosneftiga rahulikult kokkuleppeid juba sellest ajast peale, kui suured Ameerika poisid ja ülemused ja presidendid ja Vene omad kohtusid, nii et mõtisklege. Euroopa omad on hoopis nõrgemad ja kui me nõrkust euronormidega võtame, siis võtame hiinlase käest, hiinlasel on hea meel, kui nõrgemad materjali võetakse, et need laguneksid kiiremini. No see oli vahepõige nüüd just sellest, et siin süüdistatakse, et tuumajaamad jälle on looduse vastased, et seda vesi soojendab neid järvesid ja järved vohavad ja jõed. Ja vaadake nüüd, mida siis ütleb ära. Veekogude kaitsmiseks on sätestatud piirangud, mis määravad, kui soe võib olla. Kordan selle üle. Kui neid piiranguid ületatakse, tuleb voolu piirata. Näete, siis ei lasta seda sooja vett sisse. Aga tegelikult pole siin vaja looduskaitsest rääkida. Loete seda pilti, siin uurivad nii vaikselt midagi tehakse. Kui keegi tahab terveid metsaalasid tuulikute jaoks maha raiuda ja hoolega ignoreerib päikesepaneelide ja tuuleelektrijaamade keskkonnamõju, ja muide, tähelepanu keskmes on just mulla kuivamine. Näete ise, kui on need päikesepaneelid on mööda põldu laiali, päike ei saa mullale ligi, ta kuivab ära. Vihm ei saa sinna ligi, ta jookseb pool põigiti eemale, ta ei katta ühtlaselt ära, see peab olema üleujutus. Aga kui tuleb suur üleujutus, siis võivad seal paugud hakata käima nende päikesepaneeli juhtahelate ja nende karpide vahel ja nii edasi, nii edasi. Nii et vaadake, seal on ilma inimese kontrollita, aga tuumajaamas on kontroll pidevalt. Dispetser istub, näeb, kus miski asi hakkas võnkuma tööle, natukene koheselt jõuad ligi, aga kusagil põllu peal mingi tuulik hakkas jamama või päikesepark kusagil 100 kilomeetri kaugusel või hakkab jamama. Nad ei näegi seda algust, kui näevad, võib-olla siis põleb. Ja päris hea artikkel oli elektrialas, oli ka meil see Sopi Turba suur päikesepark ja tuulikupark, mis seal on. Vaadake, varem kui oli Oru turbakombinaadis, ma seal olin, elasin Orul Kohtla-Järve kandis turba briketti toodeti, siis oli väga sageli, oli turbarabades olid tulekahjud. Ja mõtelge nüüd ise, sellel aastal mis ta valmis sai, kui järgmine aasta on kuumem suvi, see oli niisugune lahjem. Kas ei või seal turbas ise põlema minna ja kui siis põlema läheb, kuidas siis see 11 000 kopikatega, mis seal on, neid päikesepaneeli siis seal kustutatakse. No vot, korraks tulin nüüd päikesepaneelide peale, et see on hoopis ohtlikum. Tahan seda öelda. Ja näete, siin mulla kuivamisest räägin, muld kuivabki ära, seal turvas ka kuivab seal all ära, ta on muld, turbamuld, mida näiteks sealt Tootsi ja sealt kandist tulevad, see bio ja turvas, mida aedadesse pakutakse. Ja näete kuivamine, mida muidu nii meeletult põuapokolüpsina üles räägitakse. Kas on siis olemas topeltstandardid?
Prantsusmaal elektrikatkestuse ohtu ei ole, kuid Saksamaa sõltub taas impordist. Näete, siin ütleb Prantsusmaal, võite seda molluskid ja nagu seal olid, meid uusid tulevad tuppa, et kasu on nii madal, see madalus ei loe seal midagi, sest see vesi ringleb oma süsteemis, ta ei tule juurde vähem, võetakse öösel või millal, kui see tase tõuseb ja kui vaja on võimalik ka juurde tuua, sest ta ringleb, ta ei lähe tagasi, seda ei võeta kusagilt kõrval. Nii, läheme siis edasi, näete ise, mis siin toimub. Ja näete EDF, see on riigi domineeriva Prantsuse elektriettevõtte ehk tuumajaamadega tegeleb ka, tema on ka tuumakütusemüüja ja ostja ja firmad müüvad kütust. Nii nagu Excelid ja Rosneftid saavad kokku, mitte presidendid ei istu maha, et teelekul on. Ja meil on sama, kui need Statoilid ära kolisid ja mis siin kõik ära läheb, viimased on Jetoil ja nii edasi veel, need lasevad ka Alexela siit, panevad pillid kotti, kust me siis saame, ma ei tea. Arvud tunduvad need kirjutajale lausa ärritavad Sternile. Stern hakkab kohe õiendama, tema on faktikontroll ja kohe möliseb vastu, ütleme, puhtas eesti keeles. Keskmiselt on sellised piirangud nagu toimunud alates 2000. aastast, vähendanud elektri tootmist vaid 0,3%. See pole tegelikult üllatav, kuna piiramine ei võrdu seiskamisega. Näete, vett sai, ta laseb selle tuumajaama väiksema võimsuse peale grafiitvarrastega ja vaatab, et ta oleks õieti jahutatud, et ta ei teeks pauku. Ja näete, seega elektrit toodetakse edasi. Muide, tuuleturbiin, mis seisab tuulevaikusel, kuuma põrgus, seda ei tee. Talle võid sinna vett peale lasta või minna sinna oma uriini, lasta sinna postinajale, see ei aita midagi teha. Ja sa võid seal kõrval naerda või olla, aga ta nii on. Ja näete päikesepaneelide süsteeme, mida kodanikud on nii innukalt oma katustele paigaldanud, piiratakse samal ajal, vaatamata või pigem tänu eredale päikesepaistele. Võrgu ülekoormus ja kõik muu. Näete, see tuleb sisse, ei ole elektrit kuhugile panna, kui päike paistab. Et korjame ämbrisse ja ämbritega müüme ja siis tankerid võtame ja sellist asja võib kohe panna, aga see on tuletab jällegi meelde jällegi see Buratino seiklus, et kui ta 3 kuldrahakest mattis maha, et tuleb kullamüntide puu, aga hommikul läks ja kes soovitas, kaevas salaja välja ja ei tulnud midagi. No ja praegu oleme siit terve maailmaga Buratinos kõik pika ninaga. Kõik muu. Seda ei juhtu ka baaskoormus elektrijaamadega, näete, sest nad annavad prognoositavat elektrit. Seletab ära, kui vaja on, natukene võtab hoogu maha, energia tarbimine väheneb natukene, aga miski asi ei lenda vasta taevast või väljalülitamist ei ole. Ja näete, tõeline ekstaas saabub siis, kui inimesed kurdavad, et hinnad sakslastele nüüd tõusevad. Miks? Sest Saksamaa impordib elektrit, sealhulgas ja eriti Prantsusmaad. Kuidas oleks lihtsalt püüdlemisega teatud energiasõltumatuse poole, selle asemel, et mugavalt loota teistele riikidele katastroofilise energia ülemineku lahendamist. Asjaolu, et Saksamaa on hiljuti taas kalli importi sõltuvaks muutunud, oli tingitud tuuleenergia puudumisest. Meil oli siin üks saade ka, et 3 esimest kevadkuud oli täitsa tuulevaikus ja nii edasi ja nii edasi. Vanade tuumaelektrijaamadega oleks neil olnud tugev toetus nii päeval kui öösel. Nad olid sama ükskõiksed tuulevaikuse kui ka kuumuse suhtes. Näete, ja Platoni küsimus tuleb miks? Mina ei oska öelda sellepärast, miks need välja lülitavad, aga ülejäänud, ütleme,
omad veel, kes sinna on jäänud, Saksamaa tuumaenergeetikud, nemad ütlesid rahulikult kõva häälega, et 6 jaama, 6 reaktorit saaksid nad poole aastaga uuesti käima. Käiksid üle, puhastaksid ventiilid, värgid ära, ajamid määriksid ära, kuullaagrid, kõik on paigas, millega nad tõstavad kütuse sisse, kütuse välja ja asi läheks käima, 6 tükki saaks ja näiteks ka 33 panid nad kinni. Nii, ja jõuame siis viimase selle slaidi juurde. Siin näete märksõna jahutustorm. Me rääkisime ära, mis siis jahutab ja mis ei jahuta. Näete, siin nüüd ütleb ära. Jahutustorm ongi kõige olulisem selle tsirkulatsiooni kinnise süsteemi juures, et see vesi palavaks ei läheks. See jahutab suured jämedad tormid, seal sees on oma elektriga puhub seda vett külmaks. Ja see sarinaga jookseb jälle basseini, see pombatakse jälle kolinaga välja, see ringiga tuleb. Nii et on päris huvitav, kui vaadata tahate, siis YouTube'is on küll neid jahutustornidega, nad on suure läbimõõduga ja pöörleb ja alla tulevad tilkadega, need on nii külmad juba. Isegi Prantsusmaal pole reaktorid, mis jahutaksid otse jõeveega, palun, mis tõttu võiksid regulatiivsed piirangud selle ohtu seada. Ebaselgetel põhjustel ignoreerib toimetaja täielikult tõsiasja, et selline jahutus ei ole norm. Suletud Saksamaa tuumareaktoritel ja need on lõppkokkuvõttes Saksamaa taaskäivitamise küsimusega seotud, olid jahutustornid. Eelmine aasta näitas, kui 2 tükki puruks lasti ilusa pildina filmiti seal. Jahutustorniga saavad tuumaelektrijaamad töötada isegi kuumal päeval. Sooja jõevett pole vaja retsirkuleerida. Näete, sealt ei võeta. Seega pole regulatiivsed piirangud olulised. Ja kõigile, keda üldiselt häirib jõevee jahutamisega annutamine, gaasijahutusega reaktorid on Hiinas juba populaarsust kogumas. Näete, gaasiga hakkavad jahutama juba, et surve sisse lüüa ja keerutavad seda vett seal nii kiiresti, et ta lihtsalt oma liikumisega jahtub. Sakslased panid sellele tehnoloogiale aluse. Vaata, kui ilusti ütleb. Saksa mõistus, Saksa patent töötab ilusti Hiinas ja sakslane vaatab lont kõrvadega pealt ja nii edasi. Ja kunagi meil ka öeldi, et meie haridustase peab olema sakslastega nagu võrdne, et me oleme sama kool nagu oli olemas. No siis siit saame aru, et me oleme ka lontkõrvad, midagi viitsi teha ei oska, ootame seal Brüsseli käske, ise ei tea, mida mõelda ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, see nõuab muidugi teadusuuringuid ja tehnoloogilist avatust, midagi, mis on selles rohelises mõtlematus riigis moest läinud. Vaata, me peame moes olema ja moodi kellelgi. Mõtlemine on selline moe asi ju. Ja seda ma olen ütelnud, kui ma olen ikka soovinud mõistust ja tarkust, ma ikka saan sõimata vahepeal kohe niimoodi, et tullakse ära, et mis sa oled minust targem või mis nii edasi. Mõelge ise. Ja see on tõesti häbiasi. Siis peavad nad lihtsalt välismaalt tuumaenergiat importima ja kurtma, et see on liiga kallis, samal ajal kui nende endi jaamad on suletud ja hävitatud. Nii, nüüd tuleme suuremale ekraanile jälle tagasi ja paneme siis asjad paika. Näete, see, mis meile rohepöördega kogu aeg räägitakse, et ärge liiga kuuma suppi sööge ja nii edasi, aga on olemas jahutussüsteemid ja mõtelge, see gaasisüsteem, see võib olla täielikult külmkapi, frionisüsteem seal sees ja nii edasi, ma ei hakka ette rääkima, seal tuleb jäätükid tulevad välja ja kui ta krutib seal ringi ja nii edasi, aga keerleb, aga tornid on jah, sellised suured, mis oma tuule tõmbega, olgu see 50 kraadi sooja seal sees õues, aga seal on ta juba 10 kraadi ja selle juures ta
jahtub ära. Nii et minu poolt kõik nende küsimuste kohta. Aitäh sulle, Andres. Sa rääkisid praegu seda, et Hiina kasutab Saksa tehnoloogiat. Kas võib olla tehnoloogia spionaažiga tegu, et nad lihtsalt varastasid selle? Ja tegelikult minu teada tehnoloogia spionaaž käib igat pidi, et kõik ju tegelikult mingil määral varastavad ja kopeerivad ja niimoodi see areng käib. Ma ei taha selle pealt nii väga uskuda, ta võib seda rääkida, aga oli dokumentaalfilm, oli meil Eesti ERR-i pealt oli ka olemas, eestikeelsed subtiitrid olid all ja olukord oli, näidati, kuidas hiinlased kutsuti Saksamaale, Martin ahjusid seal ruuritehasseid lahti võtma. Need olid mingi 7 meetri kõrgused, et sealt see sula metall alla volada. Nad ei osanud 20 aastat mitte midagi teha ja saatsid lihtsalt keevitajad lahti lõikama ühe kaupa, kirja panema. Nad võtsid protokollid, kõik anti kaasa selle ära, et see on vana meie Saksa tehas. Aga mis juhtus, nad lõikasid jupid, panid oma hieroglüüfid peale igat pidi ja viisid selle tehasse ära ja panid seal püsti. Ja püsti paneku ajal nad hakkasid juba seda uuendama, et teeme need torud suuremad natukene, kõrguse tõstame kõrgemale, paneme suuremad mootorid sisse ja saame seda terassevalu söega väga hästi töötada ja nüüd tuleb kogu see kupatus, nii nagu see vastus siin oli, et Saksa tehnoloogia, gaasivärgid, need on kõik anti nagu ära, et me oleme rohepöördesse läinud. Ja kui lähed lollina rohepöördesse, siis annad oma nõutud ja tarkade inimeste, teadlaste mõtted, annad nagu mööda minnes ära, et see on kauba peal, et see lollakas, see nagu me nimetasime Oomi seadus, et me oleme kõik elektrikud, ohmud. No sealt tuleb ja vot seal on. Ja muidugi see spionaaž on ka olemas, aga kui sul on algtõed käes, need ohmi seadused ja need metallivalu, kuidas see käib, väike makett, mooduljaamad, nagu need tuumajaamad on, moodulid lähevad, ega nad praegult on niisugune arengusjärgus, seda ei tea, milline esimese plaksu teeb, aga ütleme, kellel olid need sõja tuumajaamad, nemad on sammu ees, ütleme ameeriklased, venelased olid tuumajaamad prantslastel, no aga rohkem nagu ei ole, nii et seal olidki mooduljaamad, need tuumajaamad pandi ju tuumajaama sisse. Ja Paldiskis oli ju terve linn sama süsteemiga eemalt, küttis ju Paldiski linna oma tuumajaamaga, allveelaeva jaama oma jätkus seda ülegi jäi. No see on lihtne vastus. Just täpselt, et sisuliselt anti ära nagu, et anti ära enda auto ja uhkustades sellega, et meil on nüüd jalgratas, et me ei vaja enam autot. Aga siinkohal olemegi saatega jõudnud lõpp-punkti. Järgmise korrani. Nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.